Tere tulemast kuulama ja vaatama siis järjekordset podcasti. Teeme siin suvel igasuguseid toredaid saateid toredate inimestega ja alustame siis põllumajandusjuttu täna. Stuudios on Kaiu LT juhatuse liige Johannes Aasmaa, tervist. Tervist. Ja siis Raudsepa lihaveise osaühingu eestvedajad Martin Raudsepa ja Ino Kurg, tervist. Täna on hea ilm või halb ilm põllumehe jaoks. Teil on muidugi mitte täiesti erinevad asjad. Põllumajandus ikkagi üsna kaks erinevat asja. Üks siis toodab piima nii-öelda ja teine toimetatis lihaveistega. Aga jah, see ilm on siuke põhiasi, eks ole. Põllumeestel on ta paha või on ta halb? Täna selles mõttes on jälle hea, et mehed saavad väikse puhkusepäeva teha, et siin ilusat ilmadega sai kõvasti teha. Et on pikad päevad olnud ja saavad natuke nagu vabalt võtta, et ega need vihmapühad kuluvad alati ära. Aga siis on põhimõtteliselt teie ettevõtetes niimoodi, et mingid puhkusegraafikuid nagu aasta ette teha ei saa, et sina puhkan siin ja mina puhkan siin. Ei, meil on jah, kes me ikka Kaius üritame nagu ikkagi töötajatel nagu suvel ka puhkust nagu võimaldada, aga see on nagu klausliga, et kuskile Egiptusesse nagu ei lenda, et lihtsalt, et nad on nagu ikkagi Eestis on ja teevad kodus oma asja, käivad kodus rannas perega, mis iganes, aga siis on niimoodi näiteks, kui on vaja nagu, et ta tuleks, mingid tööd on vaja teha ja siis helistad, et äkki homme saad tulla, siis on nagu sellised kokkulepped, et pärast saavad enda päevad tagasi, aga ja talvel käigu, kus tahavad nagu, see on täiesti kõik. Talvel siis on nagu rahumäe, vist tuleb ka midagi ette valmistada kogu. Meie oleme siis kasutanud nagu seda reeglit, et nagu, kuidas öeldakse, et rege rauta suvel ja vankrit talvel on, et siis eks meil nagu põhimõtteliselt talvel tegelemegi just nagu nende meestega, kes siis tegelevad põllutöödega, siis nemad põhimõtteliselt valmistuvad lihtsalt järgmiseks aastaks ette nagu masinaid ja hooldavad ja remondivad ja teevad selliseid töid nagu Lihaveistest rääkides siis ilm loeb midagi või? Veised nosivad ja sajab vihma või paistab päike vahet ei ole või? Eks jah, lihaveised võib-olla on leplikumad selle ilma suhtes, kui me ise nii-öelda, et ega samamoodi, kui vihma sajab, siis vahepeal pead vihmapühas ja tõmbad hinge natuke, aga eks see ilm paneb suuresti need toimetamised, tegemised paika nii-öelda, jah. Hakkame otsast peale siis selliste toredate küsimustega sellistele inimestele võib-olla vastuseid, kes ei tea suurt põllumajandust midagi, ainult kuulevad midagi ja näevad, et kogu aeg on pahasti. Ilm on põhimõtteliselt kogu aeg halb, kui on liiga palju päikest on halvasti, kui on palju vihma on halvasti, kui on soe liiga on halvasti, kui on külm on halvasti ja mismoodi siis üldse hästi on. Ja kui on veel väga hästi, ehk siis kõik klapib, ilm on paigas, kõik toimib, siis lähevad hinnad alla. Jälle pahasti. Alati on mingi üllatus nagu jah, et ilma selleta ei saa jah, et see hoiabki, ma arvan, selle mõtte nagu erksana ja teeb selle asja nagu põnevaks, et sa ei suuda alati kõiki asju nagu ette näha. See peab meeldimagi siis hirmist, sest kui niimoodi kõrvalt kuulata, siis tundub, et lihtsamaid töid on ka, mida teha saaks ja lihtsamaid ametid. Ega nagu need, kes meil töötavad Kaius nagu kas siis traktori peal või farmis või kuskil, eks, et siis eriti, kes on just spetsialistid, nad ikka peavad peast ka nagu täis põllumajandus olema ikka nagu, et seal nagu ei ole niimoodi, et sa 8-5 teed enda osa ära ja nädalavahetused vabad, et seal nagu sul peab olema see huvi ja see tahtmine ja ikkagi nagu paratamatult on nagu ta selline hooajatöö, samas nagu rutiini pole et ei ole niimoodi, et iga hommik võib sul agronoom nagu mingi üllatuse teha, et täna hoopis teeme seda asja või kolmandat asja, et ei ole niimoodi, et lähed ja siis tead, et kuu aega nüüd teeme ühte sama tööd või ühte sama kingapaari, kui laseme liini pealt välja, et seda nagu pulli pole jah. Sellised huvitavad küsimused ka, ma ei tea, kas jõuate nii kiiresti mõelda, aga lihtsalt sellised kiirküsimused, et mis see kõige selline alahinnatum töö võiks olla põllumajanduses, mida inimesed nagu ei hinda, et mis seal taustal kuidagi käib. Kõik tööd on sellised alahinnatud. Eks neid jagub, jah. Eks nagu, meil on põhimõtteliselt ongi näiteks vasikatalitaja töö on selline, mis on ülioluline, aga kellegile see nagu huvi ei paku, et kõigile meeldib küll nuinusi vasikaid pildistada ja filmida, aga keegi nendega tööd ei taha teha, aga sealt hakkab nagu selle looma nagu elu pihta, et kes tast siis saab, eks. Täpselt samamoodi on ju inimestega, et kui ikkagi noores pead sporti teinud, siis on mingi lootus nagu tulevikus ka midagi teha, eks ju. Et ja samamoodi ma arvan, et farmi töötajad on ühed alahinnatavad meil, kes nagu on nii-öelda
tööjõuturul, et aga meie jaoks nad on nagu ülima tähtsusega, noh, et meil farmi juhataja on hästi öelnud, et loomakasvatamine on imelihtne, kui inimest poleks vahel nagu. Et siis sa pead seda inimest seal hindama, kes seal on ja kes teeb nagu hästi, siis teda sa hoiad seal niimoodi kinni ka, et noh, et ta jumala eest ei tahaks kuhugi minna nagu. Veisekasvatusest rääkida, siis sealt võib küll leida võib-olla mingit alahinnatud tööd, sest mulle tundub, kes ei ole sellega tegelenud, et polegi nagu mingit tööd ju. Lasete sinna karja peal lahti ja nosiga pärast viid kombinaat ja kollektid raha ja valmis. Et karjaaiad oleks korras, et nad ei jookse sul mööda küla ringi, et noh, sa pead igal pool mingi voolu seal aias sees tagama ja vaatama, et neil on seal süüa ja juua kõike, et see on nagu väiksed asjad, aga see nagu kõik see nagu ära planeerida ja kõigega nagu muude asjade kõrvalt sellega nagu toime tulla, see on ikkagi nagu kohustus, jah. Meie puhul neid alahinnatud ameteid on korraga lihtsalt hästi palju, sa pead olema ühe päeva jooksul elektrik, torumees, loomakasvataja, karjak, autojuht, et neid alahinnatud ameteid on meie jaoks korraga nagu palju. Miks selline foon ikkagi on või mulle tundub vähemalt, et põllumehe elu on raske. Aga seda ei pea ju tegema, aga see peab ju meeldima ka, on ta siis raske või ei ole raske või kelle vaatepunktis. Kui kõik need tegevused, kas siis päeva jooksul, kuu jooksul või aasta jooksul paberil kirja panna ja vaadata, mis sa nagu teinud oled, siis see võib nagu jambur tunduda, aga kui sa nagu miski pärast me ju seda teeme, et seal miski nagu võlu on, et aga eks sa oledki selle sees ja ongi ilus päikseline ilm, teed seda karjaaeda seal ja vaatad, kuidas vasikad jooksevad karjaamal ringi, noh see tegelikult on äge ja ilus vaatepilt nagu, et eks see kuidagi koosmõju seal tekitabki selle nagu hea tunde ka, aga lihtsalt jah, see maht või see nimekiri kuhjub nagu hästi kiiresti, hästi pikaks ja juhataja enam mingit aeda ei käi kopsimas või kuskil traktorit remontimas või ei saagi seda teha, et tahaks, aga ei saa enam teha, vaid pead hoopis tegelema mingisuguste projektide ja aruandlustega ja rahaasjadega. Mina käin küll tegemas nagu mingeid asju, et mul on eluaeg nagu tehnika ja sellega, ma olen kõik need etapid läbi nagu elanud, on ja. No ma olen kodufarmis töötanud, eks ju, meil kunagi oli oma väike piimakari. Ma olen traktoristina töötanud, ma olen müügimehena töötanud, ma olen hooldemehaanikuna töötanud ja nüüd siis olen nagu siis nii-öelda ettevõtte juht, eks. Et eks seda aega nagu vähem ja nagu, kuidas ma siis ütlen, et ega mehed nagu väga ei taha enam enda tööd käest ära anda ka, et mingi aeg ma ikkagi sain niimoodi, et kui kellelgi oli vaja kuskil ära käia, siis ma sõitsin ise nädalavahetusel mingi kombaini või asjaga ja siis nüüd meil uued mehed ütlevad niimoodi, et et pärast sa näed, et mind polegi vaja, et siis lased mu lahti, eks. Tahaks sealt kontorilaua tagant sinna kombaini taha saada küll vahest. No vahest ikka jah, see on nagu täpselt siis, kui sõidad selle traktoriga või asjaga seal päev otsa, siis ei saa aru, miks nagu kellelgi ei meeldi seda teha, noh seal nagu minu jaoks seal nagu on selline täiesti lõõgastav keskkond, on ja aju vaata ei pea mitte ühtegi kõnksu tegema. Muru niitmine, eks ole. Lähed ja niidad muru. Et ma olen teinud küll, kui on vaja seal meeste mingit respekti või midagi võita ja siis nad ütlevad, et ei saa midagi remontida, siis ma olen teinud ise käetõliseks ja siis enam nagu seda juttu pole pärast tulnud, et aga ta on siuke jah, kui on häda käes, siis ma ikkagi pahan käe külge, et ma päris niimoodi kõrvalt päris ei vaata jah. Et see peab ikka meeldima, see on nagu põhimõtteliselt, kui nüüd positiivset poolt vaadata, siis ikkagi hobi ja töö käsikäes, et oled see talupidaja, siis sa ka ju ütleme, lihtsalt sul on talu või kodu, maakodu, siis sa käid ju ka võib-olla päevatööl, aga õhtul pead ikka ka aeda kõpitsema, eks ole. Ja seal kodus midagi toimetama võib-olla loomadega, et selle te olete nii-öelda nüüd tööks ju endale siis teinud. Ma arvan, et seal suur osa on ikkagi see, et sa saad väga palju nagu seda oma aega planeerida ka, mida nagu kõik inimesed tahaks nagu teha, on ju. Et on, kui ma müügiinimene olin, siis oli palju neid ettevõtjaid, kes siis nagu tegelikult virelevad täiega, eks ju. Siis ütled, aga müü siis maha, müü enda maad maha, võtad enda pensioni sealt välja, tee siis midagi muud, mine naabermehe juurde traktoristiks või ei, seda ka ei tee nagu Et sul ikkagi, sul on nagu seda koormust küll kõvasti, on ju. Aga nagu teilgi, eks ju, et teete ka sellised, et teete kõik ise, mul on natuke positsioon nagu teine, et ikkagi oma aega saate planeerida, sest kui on vaja ikkagi käin hommikul rannas perega ja siis teen peal lõunat need veisetiirud ära. Ma ei saa siis enam üldse aru, mina olen aru saanud, et kellel on loomad, siis ikka loomad planeerivad nende aega. Saab enda aega planeerida, aga see planeerimine näeb välja selliselt, et kuidas ma teen nädala jagu tööd 3 päevaga ära, et see planeerimine pigem nii pidi.
tavainimese aga sul ei ole niimoodi, sa ei saa tulla öelda, et kuule, aga ma nüüd teen esmaspäev, teisipäev ainult need asjad ära ja siis ülejäänud nädala võtan vabaks. Ei, ma saaks ka nii teha, paljud inimesed nagu saavad nii sättida, aga mul just on kogu aeg tundnud, et põllumees ilmselgelt just ei saa, et kui on ilm, siis lähed ja kogu lugu sa ei saa planeerida, nagu me alguses rääkisime, et mingi puhkuse graafikuid sa ette põhimõtteliselt teha ei saa aastaks. No aastaks. Ja mida sa planeerid, kui tuleb ilus ilm, siis tuleb minna tööle ja midagi siin planeerida pole. No seal ikkagi on nagu, see nii mustvalge ikkagi ei ole, noh, et ta ikka nii ebamugav töö ei ole nagu selles mõttes, et. Kõlab hästi siis tegelikult hoopis, nii palju kui mina ei tea või tean, traktoriga tahaks iga laps ja poiss lapsepõlvest sõita, minu arust praegu on teeb sama tunne, et vaatad ikka põllu peale, kus kombainil sõidavad mõnus. Mine peate kinni, võtavad peale, väga hea meelega, kõik absoluutselt, ma arvan, eranditult kõik võtavad töö kaasa nagu. Okei, et siis ikkagi saab oma aega kuidagi planeerida, see on äge, millal viimati puhkasid siis? Mina puhkasin kevadel, mingi nädalakese, nüüd järgmisest nädalast puhkan paar nädalat ja siis sügisel võtan mida? Millal te viimati puhkasite? No niimoodi, et võtsitegi puhkusid või kas saate planeerida, et nii järgmises kuus nüüd 2 nädalat puhkan? Mul oli vist ka kuskil seal märtsi kandis, päris küll 2 nädalat ei olnud, aga siuke kõva nädal jah. Sai täitsa eemal oldud, nii et võib lugeda puhkuseks küll jah. Kuule, siis kui sa kunagi kohtad mõnda teraviljavenda, kes ainult teeb teravilja, siis küsi mitu korda ta talve jooksul käib välismaal nagu puhkusereisil ja kus kohas nagu. Siis sa lähed näost nagu täiesti nii punaseks kadedaks, et sa nagu mõtled, kas ikka tasub siin mikri taga istuda. Nii on jah. Teraviljavennad talvel ei tee mitte midagi peale selle, et nad käivad mingi, eile just ühte venda norisime, et jaanuaris käis 4 korda reisil nagu, noh, et siis Okei, ja kus see siis ikkagi, kus see tuleb see selline mõtteviis, et põllumehe elu on raske? Ega intervjuudes või üldse käite ju siin protestimas ja selle vastu ja tolle vastu, et kus see siis paha on? Kust pitsitab? Igalt poolt kogu aeg. Kogu aeg on midagi uut jah, et eks neid nõudeid on palju ja seda paberimajandust on nagu ikkagi oma jagu, et noh, eriti just võib-olla ongi, et noh, kui me ka nagu kahekesi tahame kõike teha, siis nagu sul noh, mõtled küll, et teed seal põllul või loomadega, aga minu meelest sama palju või rohkem aega läheb ka nagu asju, mida sa pead arvuti taga tegema ja tõestama ja uurima ja kursis olema, et see on ka nagu siuke mida tavainimene võib-olla ei näegi nagu, et jah, muidugi me saame palju toetust või raha, mis on nagu suureks abiks ja peamegi mingeid asju nagu tõestama, aga mingid asjad on ka võib-olla natuke siuksed liiga üle võlli nagu jah, et. Kus see teha üldse oskate huvitav? Kus see alguse sai näiteks Johannes, noh sul on ajalugu taga, eks ole? Õpetati teil sama lugu? No mina olen jah nagu väiksest saati seal talus üles kasvanud ja käinudki naaberfarmis karjas ja nagu loomade masinate keskel nagu ikkagi üles kasvanud ja siis mingi hetk tekkisid nagu peresse enda loomad ja kuidagi nii see vaikselt läks ja siis vahepeal on käidud ka muid asju proovimas, tööd tegemas, aga siis ikkagi saad aru, et seal maal on nagu ikkagi hea rahulik ja tore ja koolis käidud ja et me mõlemad oleme nii-öelda põllumajandus ka koolis õppinud jah, et. Praegu ka koolis? Hetkel on koolid lõpetatud, aga mine tea. Võib-olla tuleb midagi veel. Ma olen kuulnud, et sul vist päris sellist erialast nüüd haridust kogemuse pealt. Ei lähe ka või? Ma ei näe praegu põhjust, mida ma sealt juurde saaks, et ma nagu tänases positsioonis nagu ikkagi olen nagu selline inimeste juhti ja probleemide lahendaja, et ma ikkagi olen nagu spetsialistid endale palganud, kes siis on nagu haridustee läbi käinud, et ma olen siuke 3-line, kes palkab 5-lisi nagu siis, et see on juba tarkus. Et mulle nagu pakuti jah, lihtsalt kogemuse pealt või noh, nii-öelda järelikult jäin silma ja lihtsalt pakuti seda kohta, et. Me oleme kuulnud, et siin põhja pool on sellised ametiühingud, väga tugevad asjad, mis seisavad, eks ole, töötajate õiguste eest ja Eestis on sellega nii nagu on, eks ole, palju teile on kasu sellistest asjadest nagu Eesti tõuloomakasvatuse ühistu või siis lihaveise kasvatajate selts või mis üritused need sellised on? No meil on kindlasti nagu väga palju abi sellest olnud, et sa saadki sealt nagu lihtsa vaevaga mingi
loomakasvatusteemadega mingi spetsialisti abi näiteks, et ega kui mina ka alustasin, siis oli vaja leida loomad, kellega üldse nagu hakata siis toimetama ja siis väga lahkelt oldi nõus ja leiti need loomad ja viidi nagu inimesed kokku ja tegelikult oli see nagu suureks abiks, jah. Ja see lihaveise kasvatajate selts ka nagu, et seal on ju lihaveise kasvatajad üle Eesti ja saadki infot vahetada, tehakse mingeid väljasõite üritusi, et seal nagu info liigub nagu päris tihedalt, jah. Nii et kasu küll nendest seltsidest ja ühistustest. No lihaveise seltsiga meil kokkupuudet pole, aga ETKÜ-ga on kahjuks on väga minimaalne nagu see kokkupuude ja see nagu kasu pool, et nad nagu veits on liikunud nagu rohkem selle lihaveise suuna peale ka kuidagi ja siis meil nagu põhimõtteliselt, mis me ETKÜ-st saaksime, on aretusmaterjal nii-öelda, aga siis me saame nagu teisest ettevõttest saame meie jaoks nagu kvaliteetsemat nii-öelda aretusmaterjali, lisaks saame ka nagu paremat nii-öelda sellist nõustamist ja tuge, et me natuke ei ole rahul selle ETKÜ nagu tööga, jah. Räägime siis natuke, kuidas teil see töö käib seal Kaius näiteks siis, mismoodi see võimalik on, et lehmad lüpsavad nii, et voolab päris suured kogused, kuidas seda saavutatakse, et mis need olulised otsused on, mis selleni viinud on? Eks seal ikkagi on see inimfaktor nagu, et need inimesed, kes meil töötavad, me ikkagi neid valime nagu päris tigedalt, isegi kõik karjakud ja lüpsjad ja nii edasi, et meil praegu, eks ju, eestlane väga enam ei taha farmis töötada, siis meil ikkagi järjest rohkem tekib seda nii-öelda võõrtööjõudu, aga nemad käivad, enamus tulevad ikkagi läbi rendifirmade juba meil täna, eks ju. On lihtsam nagu majandada veidikene, et sa nagu rendid inimese endale nagu tööle. Ja nendega ka selles mõttes lihtsam, et sa saad seal 3 päevaga aru, et ta ei saa nagu aru üldse nagu, mis tööd peab tegema, siis vahetate nagu ringi. Et ikkagi see inimfaktor on seal nagu väga suur, lisaks meil on nagu spetsialistid on nagu, kellele me siis paneme nagu rõhku ja kes nagu siis peavad olema head ja nii-öelda enda tööd väga hästi oskama. Lisaks meil on nagu superfarmi juhataja ja meie osas veel peab hästi see põllupool ja farmi pool veel hästi nagu läbi ka käima. Et sellega ma olen ka nagu seal vaeva nagu näinud ja praegu meil ikkagi agronoom siis, kes tegeleb puhtalt nagu põllupoolega, siis temal on nagu ka juba tekkinud selline asart nagu, et iga hommik ta käib vaatamas, palju eelmine päev piima ära läks, sest tema tööst nagu sõltub see ka, et tema saab silo teha ainult siin 3 kuud aastas, ülejäänud nagu aasta peab siis nagu palvetama, et sellest tuleb ka nagu normaalselt piima nagu, et eks see inimene on seal nagu oluline, väga oluline nagu. Ja meenub Leida Peips, eks ole, kes uhas lüpstan inimest kole, legendaarne siiamaani, okei, aga see on inimfaktor, aga kas sealt lehma seest ju tuleb see kõik välja, mis see inimene teha saab, et sealt nii palju välja tuleb? Inimene saabki teha selles mõttes, et meie saamegi teha, et tal oleks nagu nii-öelda see heaolu oleks olemas, et mis see heaolu tähendab, et kuidas lehmal hea olla on olla? Meil kõik lehmad magavad madratsite peal, ei ole nagu mingi betooni või mingi mati peal, siis meil on kõikides farmides on ventilaatorid, meil suvi läbi seal on juba nagu jahe olla ja seda nii-öelda siin võib vist öelda, et sitahais on nagu ülivähe laudas sees nagu. Aga see häirib neid nagu siis? Ja kui ikkagi õhki liiguvad, siis meil on olnud nagu niimoodi, et kui meil ventilaatorid polnud, siis suvel, kui oli ikkagi tipp nagu see kuumus, siis lauda keskel lihtsalt õhku polnud ja lehmad lihtsalt seisid koha peale, hingeldasid, et siis nad ei suuda nagu sööma minna, kui nad ei söö, siis nad ei tooda piima, eks ju, siis nad ei suuda minna lüpsma, sest et kõik on nagu nii väsitav, nagu endal, kui on megapalav, sa ei taha mitte midagi teha, Nagu Euroopasse kuuma laine oli, aga seal ka inimesed ilmselt ei viitsinud midagi teha ja peale lihtsalt ellu jäämise on ju, et samamoodi. Ja lisaks siis me paigaldame põrandate peale kummimatte, et neil ei oleks libe, et neil oleks hea käia, me teeme neile nii-öelda rutiinset sõrahooldust, see on nagu tavainimese jaoks on siuke pediküür nagu, et meil iga loom saab siis 3-4 korda aastas saab pediküüri nagu, see ongi lihtsalt rutiinne värk, et ega loomal on
piimalehmal on vähemalt ega veistel samamoodi, et jalad on esimene probleem, on ju. Kui jalad on haiged, siis ta ei suuda käia söömas, ta ei suuda minna nii-öelda piima lüpsma või karjamaal ükskõik mida tegema, et noh, et me ikkagi seda looma jaolu on meil nagu number 1, noh. Kõik peab olema puhas, kõik peab olema nii-öelda võimalikult esotatud, tehtud, on ju, et neil ei tekiks nagu haigusi, noh, proovime ikka nagu selle looma tervisele ikka megat rõhku panna nagu, et see eks siis nagu... ei ole lihtsalt mingi siuke sõnakõlks, et noh, stressivabad loomad ja igasugused kanadega ju samad lood, eks ole, et need oleks vaapidamised, need oleks hea olla, ehk siis kui loomal mida vähem stressi, seda rohkem nii-öelda toodangut. No ikka jah, et noh, et ta saaks vabalt käia söömas kogu aeg, et oleks toit, kvaliteetne toit oleks sees, noh, et oleks puhas vesi kogu aeg saadaval, eks ju, noh, sellised võid mõelda nagu elementaarsed asjad, aga noh, ega see on ka siuke. Et on ka neid näiteid kindlalt nagu siin, ma arvan, meil võib lehtegi lugeda, kus siin oma maakonnas siin on nagu kehvasti mõnes kohas nende asjadega. Et noh, ikkagi sa pead talle nagu samamoodi sellised mingi põhilihtsad nagu vajadused nagu inimeselegi on vaja, et need peavad olema olemas ja noh, me söödame 2 korda päevas, et see sööt ei läheks nagu soojaks ja kehvaks ja nii edasi, et noh, et kõik sellised asjad, et nad saavad piisavalt kõiki vitamiine asju, et noh, ega ta on nagu täpselt nagu meil lehm on täielik tippsportlan, noh, kui seal nagu silos on nagu üks mingi väike peotäis on nagu mingi triknend silo, see väljendub nagu kohe järgmine päev piimas, noh. Ja kohe on sul loomad maas ja on tervised halvasti, noh, et see on nagu väga peen teadus on see ka ikkagi selles mõttes. Jah, vana ja sööda kasvatamisega ei saa vist tänapäeval midagi suurt enam võrrelda vanasti. Ja mäletan, lapsepõlves sõitsid suured väetise masinad ja jumal teab, mida sinna põllu peale kõik laiali aeti ja elu käis siis ka, aga ma ei tea, mis see tulemus oli, aga praegu need nõuded vist päris sellised õigustatult karmid või siis on nad vahest õigustamata karmid? No tead see, ma arvan, et nendele nõuetele rõhutaks liiga palju nagu, et noh, kui meil käiakse siin mingi kontrollimas, et kas kasutate taimekaitsevahendeid liiga palju või vähe või väetispaate liiga palju või nagu, et te umbes kõik teete valesti ja siis panete veel seda sõnnikut liiga palju põllule ja nii edasi. Täna nagu see majanduslik olukord on selline, et sa ei saa seda teha, noh. Et sa pead panema kõiki asju nagu täpselt, nagu mega täpselt pead panema, et sest, et kui sa paned nagu rohkem, siis esiteks see tõesti leostubki ja tekitabki nagu mingit sükest nagu probleemi nagu looduses. Teiseks, see rahakotile siuke pauk, sest sealt ei tule mitte midagi tagasi, noh, et ikkagi on välja rehkendatud, kui palju sa võid nagu mingit lämmastikku või mingit asja teha, et sa saaks ikka sealt nagu maksimaalse nagu saagi, noh, et see, et nagu me umbes, et me ei täida nõudeid ja me paneme nii, kuidas jumal juhatab, see pole võimalik, põllumehe rahakotile see pole võimalik lihtsalt nagu, noh, ta peab tegema nagu kõike ülioptimaalselt, sellepärast on vaja ka see tehnika, et oleks nagu võimalikult nagu hea ja uus, sest et no Belarusiga ei suuda selliseid nagu täpsuseid teha, nagu sa täna suudad mingi lääne traktoriga. Nagu. See on selline teine tore müüt või mitte müüt, vaid tavainimene ikka mõtleb, et vaatab televiisorist, et põllumehel on raske ja siis tullakse sellise tehnikaga vastu sealt miljonid ja kuidas te saate sellist tehnikat omal, kuidas see käib üldse, kuidas saate lubada? Pangast küsida. Pangast küsida saad, jah? Eks ikka, jah, ega seal on paratamatus, et seal noh, samamoodi on see jälle paned sinna kulu poole vastu nagu, siis on uue masina nagu soetamine õigustatud. No. Et see vana masin hoidmine lihtsalt on tihti peale nii palju nagu kallim, sest ega traktoriga on nagu sõiduautoga, 100 tonni sõidad ära, siis on mootori vahetuseks. No, ega traktor ka mingist hetkest ikka jääb nagu reaalselt vanaks. Nagu. Suures pildis on nii, et kes ikkagi sellise teemaga asjaga tegeleb, nagu sina tegeled, ehk siis piimaga ja lehmadega, siis sööt tuleb ikkagi ise valmistada ja kasvatada, et see nagu ei ole mõelda, et ostaks selle lihtsalt sisse kusagilt ja pool muret vähem. No põhisööt ikkagi jah, et noh, põhisööt on siis rohusilo, maisisilo, teravilja jahu, eks, et need me ikkagi kasvatame ise. Kuigi noh, teravilja jahuga siin viimastel aastatel on juba küsimus, et kas seda mõtet ise teha, noh, ta on lihtsalt nii räigelt odaval lihtsalt maailmaturul hind. Aga lisasöödad nagu rapsikook, soja, mingid mineraalid, sellised asjad nagu need me ikkagi ostame sisse, et noh, neid me esiteks kliima ei kannata ja noh, rapsikook ise pressida, noh, see pole mingit jumet seal ei ole, et majanduslikku tulu vaja. Aga põhisööda ikkagi toodame ise, see on nagu, sellega me saame väga palju reguleerida. No.
nii, lihaveised, kuidas nemad siis toimetavad ja kasvavad, ega samuti jällegi saan küsida mõnusaid nii-öelda amatööri küsimusi, rumalaid küsimusi, sest ma ju ei tea nii palju, kui ma tean, nagu ennem rääkisime. Jalutavad vahvasti Koplis ringi ja kasvavad ise, söövad ise, magavad ise ja pole muud kui viia ka õigel ajal realiseerimisse või kuidas see siis täpselt see igapäev nendel loomadel käib? Ma avaks sellega, et võib-olla tavakuulaja jaoks on huvitav nagu fakt või millest nagu vähemalt mina lähtun on see, et meil on musta värvi veised on ju. Ja et kuidas see ilm nagu puudutab, et mina võtan seda nii, et kui on endal õues T-särgiga palav, siis on ka neil palav. Mis teed siis, et siis ongi vaja puudevarju või kindlasti peab külm vesi ees olema, on ju. Et lihtsalt, kui käid Eestimaa peal ringi, on õues T-särgiga palav, näed õues lehmi, siis oskad vaadata. Aha. Ja kuidas need siis on aasta ringi seal õues? Ei, eks neil on ikka varjualune ja laut ka, et kui on siuksed poegimisperiood näiteks või vaja nendega mingid toiminguid nii-öelda teha, siis nagu, et endal oleks mugav ja loomadel ka, siis ikkagi tuleb mingi nagu hoone neile tagada, et eks neid pidamisviise on nagu erinevaid, aga ja need nagu pidamiskulud peavadki olema väga madalad, et see asi nagu üldse ära tasuks, et siis tulebki hoolikalt nagu asjad läbi mõelda, aga ega see lihaveise pidamine on ju sama nagu see piimalehmagi pidamine, et tal peab ju hea sööt olema ja kõik need muud tingimused nagu tagatud ja tema siis ainuke ju tulupool ongi siis kas see nii-öelda liha, kui sa ta kunagi ära realiseerid või siis see ainuke vasikas, mis ta korra aastas toob, et ega sealt see tuleb, et ta iga päev ei võta talt seda lihatükki ära ja ei lähe sellega turule nagu et. Aga kuidas konkurentsiga siis on neid lihaveisi kasvatajaid on ju veel, et kuidas siis, kas sa pead kuidagi silma paista või sul peavad olema nagu paremad veised, sellised väärtuslikumad, et oleks parem liha ja suuremad, et mis neile siis söötma peab või kuidas nendega tegelema, et oleks asi väärtuslik? Ma arvan, et täna see konkurents nagu väga tihe ei ole, sest lihaveised Eestis on nagu liiga vähe, et neid karjamaid ja väärindamata rohumaid on nii palju, et neid loomi peaks või võiks olla siin nagu kõvasti rohkem, et lihaveisid on nagu täna Eestis liiga vähe. Mis nad veel peavad sööma peale selle rohu näksimise seal? Ongi heinsilo talvel põhk allapanuks ja ka sool, mineraalid ja suvel ongi siis nad karjamaal söövad rohtu ja kas realiseerida on ka siis lihtne, ma saan aru seda nii-öelda toodangut või mul kõlab nagu jälle nii, et pigem peab kuhugi eksportima, sest Eestis on jälle madala hinnad. Või kuidas sellega realiseerimisega on praegu lood? Normaalne. No see rohumaveise, meil on rohumaveise liha, mis tähendab, et siis see veis on ikkagi nagu ainult rohu sööda peal üles kasvanud. Et sellele Eestis on ikkagi suht kindel nagu klientuur, et jaekaubanduses me näeme Liivimaa lihaveis ja mahemärgis on ju, et ta on seal olemas, aga hind paneb nagu asja paika ikkagi nagu tavatarbija jaoks, aga õnneks meil on nagu mingi kindel klientuur nagu kujunemas ja ka inimesi, kes hindavad või tunnevad seda vahet siis nagu selle kõige tavalisem poelihaga siis, et jah. Aasta põllumehe valimine vist tuleb kohe varsti. Sina, Johannes, ka eelmisel aastal vist kandideerisid, sellel aastal on siis teie kord tulevad või niisuguse saade eetrisse läheb, siis on nad teil vist seal juba käinud vaatamas midagi, käed selja peal ringi takseerinud, kuidas läheb või ei lähe. Ma saan aru, et selle aasta teema on nagu innovatsioon seal, pigem vaadatakse seda poolt, et millega siis silma paisite. Eks saame siis näha jah, et mis nagu silma jääb neile, et eks meil on ka endal võib-olla nagu raske seda kuidagi nagu ette näha, sest ettevõte on ka nii noor, väga palju asju on ees veel ja ma arvan, see pigem nagu annabki nagu võimaluse siis nagu näidata seda asja nagu läbi noorte pilgu võib-olla ja nagu natuke tuua rohkem pilti seda lihaveise kasvatust ja annabki võimaluse võib-olla nagu järgmisteks sammudeks nii-öelda jah, et mis need järgmised sammud üldse saaks olla, kui me räägime veise kasvatusest, seal mingisugused tehnoloogiad või tehisintellektid on neid ka juba vaja varsti või?
no ma arvan kuidagi see liha väärindamine teha nagu mugavaks või see nii-öelda otseturustamine, et ei peaks nagu kuidagi, et see ei oleks nagu eraldi võib-olla töökoht nagu, et sa nüüd võtad selle tellimuse ja siis pakid ja viid või inimene tuleb järgi, vaid ongi siis mis iganes mingi iseteeninduskapp näiteks kuskile, et see olekski siuke mugav lahendus nii tarbijale kui ka mulle, kes seda müüb nii-öelda jah, et mingid sellised lahendused näiteks. Kaiu LT-s on vist väga peened aparaadid igasugused uhked, kui peeneks see asi veel minna saab, kas saab ka nii, et võib üldse jalad varsti visata laua peale ja arvuti ette võtta ja asjad ise toimivad? Ei, ma arvan, et ei saa, et inimene ikka jääb sinna seda rolli määrama nagu, et võib-olla minu koht kaob ära, aga Saad traktori peale jälle siis, jälle vägev. See on ka selline koht, mis võib nagu ka nagu millega nähakse vaevaine, et neid ise liikuvaid nagu traktorid, et me isegi siin Maaülikool ostis ühe endale, eks. Siin eelmine aasta vist äkki. Ja me isegi põrgatasime oma mingid tööd läbi nagu, et äkki saaks kuskil kasutada, et ta ikkagi ju teeb 24/7 tööd, selles mõttes. Aga seal nagu see areng on nagu aeglane, et samamoodi oleme nii-öelda farmis siis lüpsi poole peal oodanud nagu mingisuguseid roboteid, mis suudaks nagu kiiremini ja efektiivsemalt tegutseda, et sellest on räägitud juba 20 aastat varsti, aga ikka nagu tase on nagu suht samal maal. Kas peab midagi nüüd siis, või mis tulevikuplaanid on, ma ei tea, teid ka kindlasti mõjutab see olukord, mis igal pool siin maailmas toimub, et kas saab üldse mingid pikki plaane teha või mis need mõtted on tuleviku poolest näiteks Kaius? Eks põllumees ikka taob oma rauda edasi, et käib kuuri taga, lööb rusikaga vastu seina ja siis läheb, sõidab põkaga edasi, eks, et mis sa siin ikka nii väga oskad nagu planeerida, eks me ikka nagu mingi investeeringuid või midagi? Jah, et raha on võimalik alati paigutada, et see ei ole nagu küsimus, et võib-olla mingi, kui laieneda, et siis nagu kindlasti tuleks seal mingid lüpsiplatsid nagu üle vaadata ja teha nagu teistsugused lahendused, eks. Et pole nagu kuskil nagu näinud ka nagu mingit räägit innovatsiooni, eks me käime ikka üle maailma ringi, aga mingit sellist heurekat ei näe, et me küll paar aastat tagasi leidsime nagu ühe sellise anduri, millega siis looma tervist võib-olla on parem nagu analüüsida, täna neil on nagu kaelaandurid, mis näitavad siis aktiivsust ja mille järgi siis me saame siis arvuti kaudu teada, kas on vaja nagu, kas loomale hakkab haigeks jääma, kas ta tahab seemendamist saada või mingid sellised olukordas, ja siis me leidsime ühe nagu, mis siis nagu nii-öelda läheb nagu makku sisse, mis analüüsib ka siis seda seeduvust ja kõik sellist, aga siis kui me selle ettevõttega suhtlema hakkasime, siis nad nagu kadusid kuhugi ära nagu, et seal nagu tuli, et vist ei olnud päris ikka see asi. Et eks me ikkagi näeme vaeva nagu selle nii-öelda olmetingimustega, hügieeni ja selliste asjadega, et järjest rohkem on meil pigem neid igasuguseid taude, mis järjest paremini hakkavad nagu levima, kliima tõttu ka, eks ju, soojas ja niiskes levivad enamus asjad ikka mega hästi, et siis me ikkagi sellega nagu pigem tegeleme, et meil nagu me oleme päris heal tasemel, et sealt nagu kuhugi nüüd edasi minna, meil on mingid mõtted ja mingid nüansid, aga sealt iga väike gramm juba tuleb nagu väga suure pingutusega, et me oleme nagu sellised ära käinud. Ino ja Martin, te olete ka omavahel selliseid vestlusi pidanud, et kuidas 5 aasta pärast näiteks asjad peaksid olema või 10? Oleme. Aga võt see olukord ongi nagu ju nii ette määramatu, et raske nagu pikka plaani teha. Kui vaadata, mis 3 aastat tagasi oli, siis ma arvan, ei kujutanud ka nagu tänast nagu ette. Et siis 5 aastat on nagu ette kujutada, see tundub nagu natuke nagu tarbetu või kindlasti peab ju olema mingi nagu siht ja visioon, on ju. Aga kas see ka nagu täide läheb selliselt nagu sa ette kujutad, seda mina ei julge endale lubada, et Martin, mida oled ette kujutanud omale? No lihtne, ma arvan, siuke lähituleviku vaade on see, et loomi saab kindlasti rohkem olema ja sealt nagu mingi laienemine nagu tekib, et meil neid nagu seda põllupinda ja sööta jääb nii palju üle, et siis nagu loomad peavad nüüd nagu järgi tulema, et ja hetkel nagu lihaveistele turg on, nii et siis
see nagu tundub. nii et pole viga põllumehel siis või? Kokkuvõttes me oleme siin kenasti pool tundi juba jutlustanud ja kuidas kokku võtame siis? Süüa tahame me kõik ju. et jah. Ja ma arvan jah, mingi katastroofi pole, eks, et ega kui ikka ei meeldi, ega siis võid teha midagi muud, noh. Et noh, mina ütlen ausalt, mulle meeldib see sektor. Suure tõenäosusega ei tea, kas oskan üldse midagi muud teha. Ja ma ei tea, eks probleeme on igal pool, noh, ega see muru on igal pool samat värvi lõpuks nagu. No jumal tänatud, et lähemalt leidub teiesuguseid inimesi, kes tahavad seda teha, sest et kes ei tea, mis asi toidu julgeolek on, siis minge uurige, mis asi on tänu teile. Need asjad toimivad. Seda küll jah, eks nagu teinekord endalegi tundub, et võib-olla liiga palju on seda nagu, et jälle põllumehed nagu hädaldavad nagu, noh, et võib-olla, noh, okei, ühtepidi ma saan aru, miks seda tehakse, see on nagu, sul peab olema nagu kogu aeg mingi nagu pinge peal, nagu kuskil, sest muidu jälle jäetakse sind kuskilt välja, noh, teistpidi, ega siis päeva lõpuks ikka üks vaatab ikkagi, et noh, ta võib hädalda küll, aga kõik teevad seda tööd ikka edasi, noh, et nüüd nagu on, et siin leepiima ja muude asjadega seoses on neid lõpetajaid võib-olla rohkem ja keeruliste nagu teravillihindade ja teravillihaastatega, aga ega kokkuvõttes keegi seda hea meelega lõppu ei tee, nii-öelda, et ja kõik teevad seda tööd pigem ainult töö pärast, et öeldakse, et põllumees on korra ainult rikas, et siis, kui ta enda ettevõtte maha müüb, et siis et ülejäänud aeg on ikkagi siuke nagu siuke keeruline pigem, noh. Kuule, aga äge siis, et saite tulla, viige tervisid siis töötajatele ja loomadele ka ja et teil läheks hästi, suur tänu. Aitäh! Aitäh!